Mina olen Anu Tartu Linnaraamatukogu laste ja noorte osakonnast. Taas on saabunud kevad ning taas on välja valitud Tartu lapsepõlve auhinna nominendid. Võitja kuulutatakse traditsiooniliselt välja 23. aprillil raamatu ja roosi päeval. Aga meil on võimalus teile kõiki nominente enne seda tutvustada. Tänane raamat, millest ma räägin, on Tiina Laanemi Kollase kassi komando. Žürii esindaja Tiia Kõnnussaar on raamatu kohta kirjutanud niimoodi. Seikluslik krimielemendiga lugu ühe linnajao laste tegemistest. Kui Marta ja Joosepi kodukanti kolivad uued naabrid, hakkavad juhtuma kummalised asjad. Kaduma läheb mitu looma. Seejärel torgatakse läbi autorehvid ning tagatipuks ilmuvad öösiti linnaseintele veidrad kirjad. Äsja 5. klassi läinud noored jäljekütid Marta ja Joosep otsustavad asja välja uurida. Hoogsalt kirjutatud lugu hoiab põnevust üleval otsast lõpuni. Kuigi päris kurjamit ses raamatus ette ei tulegi. Ja nüüd loeksin ma teile siis isu tekitamiseks siit raamatust esimese peatüki. Sest tõesti, nagu siin juba öeldud oli, kohe otsast peale hakkab selline põnev tegevus. Kõik algas tuiskude tulekuga. Nad kolisid Sambliku tänavale augustis, kui kooli alguseni oli jäänud mõni nädal. Just nemad ostsid selle tühjana seisnud maja, mis ei saanud ega saanud valmis. See püsis üle 10 aasta ühesugune. Seinad püsti, aknad uksed ees, katus peal, aga seest kõik tegemata. Seda kutsuti roosade prillide residendiks, sest selle omanik Arno armastas kangesti unistada. Ta sõitis igal suvel uue pruudiga maja juurde, pani grillid ossama ja tõstis taburetid päikese kätte. Pakkus grillitud liha ning vahuveini, tegi pooleli olevas majas ringkäigu ja kiitis ümbrust. Tema rõkkavat naeru kuulis sel ajal teisel pool tänavatki. Ta rääkis, kuidas mingi uus äri hoogu kogub. Varsti hakkab raha tulema, maja saab valmis, nad kolivad sisse ja sünnivad lapsed. Kohe 2 või 3, sest Arno arvates polnud lapsi kunagi liiga palju. Ta ise kasvas peres, kus oli 5 last. 4 kassi ja karikanasid. Kanade pärast ta selle tondilossina seisnud hoone vist maha müüski. Linnas ei lubata ju kanu pidada, rääkimata kitsedest või kalkunist. Aga kanadeta kodu, ütles Arno, kui viis oma grilli minema ja andis võtmed tuiskudele üle, pole mingi kodu. Guido Tuisk ei hoolinud kanadest karvavõrdki. Tema tahtis kiiresti majja sisse kolida ning saatis mehed parketti panema, tapeeti kleepima ja lagasid värvima. Tööd tehti seal poole ööni, puuriti ja kopsiti. Vahepeal söödi ka purksi ja rüübati Coca-Colat. Igatahes sai augusti keskpaigaks kõik valmis. Suur kolimisauto seisis keset tänavat. Tunkedes mehed tassisid mööbli ja kastid sisse, uks läks pauguga kinni ja muusika keerati põhja. See kostis ära tänava lõppu, nagu oli kunagi kuuldud Arno naeru, kui ta oma järjekordsele pruudile õhulosse maalis. Kuid erinevalt Arnost ei tulnud Guido Tuisk naabritega juttu ajama ega sõprust sobitama. Tema pistis nina õue vaid selleks, et suitsu teha. Uus naaber ajas väiksematele lastele hirmu peale ja suuremadki hoidsid temast targu eemale. Ühtäkki ei mängitud enam tänaval palli ega hüpatud kisasaatel juustude juures batuudil, sest see asus tuiskude maja kõrval. Suitsu pahviv pereisa Guido mõjus pahura ja ähvardavana. Tema turskel käel ilutses võimas tätoveering ja ninal kasvasid vuntsid. Juukseidki oli tal vist kilo jagu, kõik ühtviisi lokkis nagu tema rinnakarvadki. Kõige õudsem oli aga mehe hääl. Kui ta juhtus käratama, kukkusid naaberaedades toored õunad puudelt maha. Ega proua Tuisk polnud samuti mingi roosa manna.
Kirsikarva juustega naine vihkas ilmselgelt kasse. Kui mõni neist tema aeda sattus, põrutas ta jalaga vastu maad ja vilistas nii läbilõikavalt, et iga viimane kui lind lendas ruttu minema. Ka need paar pesakasti, mis Arno oli püsti pannud, monteeris Inna Tuisk maha. Lindude vidin häiris teda vägagi, samas kui raadiost mängitav muusika mitte. Kas te võiks palun muusikat vaiksemaks keerata, palus naabermajas elav Katrin Juust üks päev viisakalt. See ongi juba vaikselt, vastas proua Tuisk imestades. Ta seisis käed puusas keset oma terrassi ja kissitas naabrit uurides silmi. Tema prillid polnud vist päris need, mis peaks, sest suud avades läksid tal silmad miskipärast kohe kissi. Ja, aga ma püüan siin joogat teha, selgitas Katrin Juust. Muusika ei lase kahjuks keskenduda. Jooga eeldab natuke rahu ja vaikust. Joogat. Tõusute joogasse, puhkes proua Tuisk niimoodi naerma, nagu ta oleks eriti head nalja kuulnud. Ta turtsus tükk aega, kuid pani musa siiski kinni. Aga varsti algas nende majas juba räpifestival, mille korraldas teismeline Donald. Too muidugi polnud end teistele lastele tutvustanud. Tema nime teati vaid seetõttu, et papa Tuisk röögatas vähemalt korra päevas. Donald kuram! 7. klassis õppiv Donald tundus Sambliku tänava laste jaoks põneva kujuna. Jah, just Sambliku tänavas nad kõik ju elasid. Pikka kasvu Donald liikus vaid elektritõuksiga, nii et tema jalad ei paistnud asfaldiga üldse kokku puutuvat. Jou, tõmba eest! Hüüdis ta tõuksiga tänaval tuhisedes endal tukk uljalt lehvimas. Ta kandis musti riideid ega lahkunud kodust iialgi ilma süsimustade päikeseprillideta. Keegi polnud tema silmi näinud ega temaga rääkinud. Just Donald oli see, kes korraldas päev enne kooli algust Tuiskude majas peo. Tema vanemad sõitsid hommikul Pärnusse ega plaaninud enne järgmist õhtut naasta. Neil polnud aimugi, et nende koju vooris kõiksugu tüüpe otse kui juubeli laulupeole. Asi tekitas Sambliku rahvas huvi. Nii väikesi kui suuri tõmbas nagu magnetiga lärmi poole. Inese paps asus äkki maja ees aeda parandama, kuigi selle ei paistnud midagi viga olevat. Marta, Joosep ja Ines kõksisid nüüd sulgpalli tänaval, kuigi muidu mängiti seda Inese aias, kus jagus ruumi küllaga, aga seekord liiguti kui iseenesest hoovist välja. Kõik kolm tundsid, kuidas pea ja silmad hoidsid pigem Tuiskude hoovi poole, selle asemel, et sulgpalli jälgida. Ines ei suutnud oma huvi kohe üldse varjata. Tema pruunid silmad puurisid otse võõraste poole. Marta koksas teda korduvalt ribidesse, aga hetk hiljem jõlitas Ines jälle varjamatu uudishimuga uute naabrite aeda. Ka Marta oleks tahtnud teada, mis seal täpselt toimub, kuid ta pidas Inese kombel vahtimist lapsikuks. Kui sa käid 5. klassis, siis võiksid juba veidigi täiskasvanu moodi käituda, eks ole. Otse kui oma mõtte kinnituseks keskendus Marta mängule ja lõi reketiga nii kõvasti palli pihta, et löögist ehmunud Joosep hüppas püüdmise asemel teelt kõrvale. Poiss punastas. Tundus, et suve jooksul pikaks kasvanud tukk segas tal puhuti nägemist. Aga ta polnud nõus seda maha lõikama. Ta lükkas juuksed kõrva taha, kus need kukkusid jälle ninale tagasi, kuid Joosep ei lasknud end sellest häirida. Juuksed olid parim osa tema välimusest, isegi kui tal jäi nende tõttu pool maailmast nägemata. Neid kõiki vaevas uudishimu. Marta oskas seda lihtsalt kõige paremini varjata ning Joosep nägi teistest rohkem, sest ta oli kõige pikem. Väikest kasvu Inesel ei jäänudki muud üle, kui kikiva arvule tõusta ja kael õieli ajada. Nad oleksid tahtnud samuti peol olla, sest seal paistis kõigil olevat kangesti lõbus. Muusika mängis, külalised naersid, grilliti vorste ja liha. Endalegi üllatuseks märkas Joosep, kuidas tema ema kõndis Tuiskude värava poole, selg kuidagi eriliselt sirge ja otsustav nägu peas. Katrin Juust avas värava, lasi mitu korda uksekella
ja teatas avama tulnud Donaldile, et kell 10 algab öörahu. Tegelikult ikka kell 11 hüüdis üks poiss kaugemalt. Ja mõnikord käib siin isegi peale seda mõni aiapidu, lisas Donald. Kella 11 pandi muusika siiski korraks vaiksemaks, aga ainult korraks. Mürgel läks kohe edasi. Kamp ülemeelikust tujus poisse alustas tänavale paigaldatud korvpallirõnga all tulist võitlust. Nad jooksid, hüppasid ja lärmasid, otse kui oleksid päris matšil. Põnevil Marta jälgis seda kõike oma toa aknast. Pall lendas korduvalt vastu aedasid ja postkaste ning maandus lõpuks papa Padriku aknalaual. Õnneks jäi aken terveks, kuid mütsatus ehmatas vanahärra kaameks. Papa Padrik kaotas närvid ja kutsus politsei. Ta oli muidu üsnagi rahumeelne papi. Naabruskonna kõige vanem mees, kes lubas üldjuhul üsna lahkelt oma kodu ees vana korvpallirõnga all sopsu mängida. Too rõngas kõrgus seal tema poegade kooliajast, kuid nemad said vahepeal suureks ja kolisid minema. Politsei saabus 10 minuti pärast. Kossumehed lidusid ehmunud majja varjule, kuigi sellest polnud abi. Mundrismehed lasid uksekella, marssisid sisse ning käskisid vanematele helistada. Veel tükk aega vooris kõiksugu autosid tuiskude maja ette. Sohvritel olid ärritunud näod peas, kui nad oma poisse kodudesse laiali vedasid. Järgmisel hommikul arutati toimunut mitme värava ees. Kõigil paistis olevat midagi öelda. Täiskasvanud olid pahase moega ja raputasid päid, kuni tänava otsast keeras sisse tuiskude must kaubik. Tänavale laskus kurja kuulutav vaikus. Ma pidin teie poisile eile öösel politsei kutsuma, teatas papa Padrik saabujatele. Pahaselt nohisev ja rääkijale altkulmu pilke heitev Guido Tuisk ei vastanud midagi. Asi läks ikka täitsa käest ära, jätkas naaber, siin karjuti ja joosti poole ööni ringi. Guido Tuisk ei öelnud ikka sõnagi. Ka proua Tuisk tuhises toa suunas. Siin elavad rahulikud inimesed, selgitas naaber. Me ikkagi arvestame üksteisega. Tõesti, avas papa Tuisk lõpuks suu. Ja me püüame niimoodi elada, et ei segaks teisi, kinnitas endal Padrik. Aga kuidas siis teie naaritsatega jääb, küsis Guido Tuisk veidi kurjalt. Ta puuris oma pahura pilgu papa Padriku hallidesse silmadesse ja ootas vastust. Minu naaritsatega. Jah, nendega, kelle haisu ma pean oma aias taluma. Nüüd oli papa Padriku kord jahmunult vaikida. Ta langetas nõutult pea, sest ega tal polnudki enda kaitseks midagi öelda. Seni suhtusid naabrid tema naaritsatesse üsna rahulikult. Ta elas tänava lõpus metsa ääres ning naabermaja seisis aastaid tühjana, kuni tuisud selle ära ostid ja sisse kolisid. Linnas ei ole lubatud selliseid loomi pidada, sõnas Guido. Ma võin homme päev teie kohta linnavalitsusele kaebuse teha. Nad käsivad teil naaritsad minema viia. Ähvartavalt turtsatanud Guido Tuisk haaras koti ning kõndis tagasi vaatamata tuppa. Uks langes paugu kinni ja majas valitses kogu õhtu vaikus. Paar päeva hiljem avastas papa Padrik oma naaritsate kadumise. Kõik 4 loomakest lippasid vist kuskil metsade vahel ringi. Nende puuride uksed olid lahti. Keegi lasi nad öösel välja. Sest õhtul olid loomad alles, rääkis õnnetu endal Padrik kõigile, kes huvi tundsid. Aga kes seda tegi? Asja arutades suundusid naabrite pilgud miskipärast alatasa tuiskude maja poole. Nii nagu lubasin, hakkasid juba esimeses peatükis seiklused peale. Ja see on tõesti üks põnev ja hoogne raamat, mille sisu rohkem ei tahaks ette rääkida, aga ütleksin küll seda, et siin tuleb juttu kaasaegsetes looduskaitse probleemidest ja noor lugeja saab mõelda selle üle, kas õilsa eesmärgi nimel on alati kõik lubatud.